Ära eluaeg ainult unista, tee oma unistused teoks. See mõttetera iseloomustab hästi Nicolas Vanieri elu. 35 aastat erakordseid ekspeditsioone polaaraladel on Nicolas teinud kuulsaima Prantsuse maailmaränduri. Ta on oma koertega läbinud üle 50 000 kilomeetri inimtühjadel aladel Lapimaal, Siberis, Hiinas, Kanadas, Alaskas. Tõeline arktiline ümbermaailmareis. Horisondil paistab paakjää. Oleme kohal, lihtsalt. Ranniku jää. Edasi sõbrad. Täna olite vaprad. 55-aastaselt otsustas ta käpikud varna riputada. Enne seda, et oma seikluste raamatule pidulik punkt panna, on Nicolas unistuseks edukalt lõpetada maailma pikim kelgukoerte võidusõit. 5 minuti pärast asun teele. Täitsa pöörane. Igal talvel toimub see legendaarne võiduajamine läbi terve Alaska kaljumägedest Beringi mereni. Nii ööl kui päeval võtavad parimad rakendid mõõtu rohkem kui 1600 kilomeetriselt trassil läbi metsiku looduse, kus temperatuur võib olla alla 50 külma kraadi. Esimest korda hakkan seda tõesti uskuma. See jõuproov on iga polaaraladesse armunu müütiline unistus. Iditarod. Legendaarne koerakelguralli läbi Alaska. T'aimes pas ça, les caresses, hein? Oh, t'as horreur de ça. Oh, la feuille. Oh, la fufille. Hakkame ette rakendama. 3 kuud enne Iditarodi starti pühendab Nicolas kogu aja treeningule. Kui ilus ülikond. Hea välimus on tähtis. Tõepoolest. Kui see sind õnnelikuks teeb, on ka koerad õnnelikud. Kelgukoerte juhi kõige tähtsam oskus on oma rõõmu neile edasi anda. Käppade all on kõvasti jääklompe. Täna aitab Nicolal koeri rakendisse panna kauaaegne sõber Fabien. Fabien on koeratreener, abistaja. Suurtel võiduajamistel nagu Iditarod on abistaja kohal viibimine kohustuslik. Nicolas on tippvormis. Nagu alati. Meil on hea meel kohtuda ja seda rõõmu koertega jagada. Kurga, sa ajad rakmed sassi. Tubli, arutasid ise puntra lahti. Kõige tähtsam on vältida vigastusi ja kohe märgata nende tekkimist. Peab kõike hoolega jälgima ja ettevaatlikult sõitma. Nicolas suundub Kanada polaarosas asuvasse Yukoni kõrgmäestikku, kus teeb koertega tõsist trenni. Metsikus põhjas, kust Jack Londoni kangelased endiselt ringi luusivad, tunneb see seikleja end nagu kodus. Siin on musherite, koerarakendi juhtide. Tõeline paradiis. Huvitav, kas maastiku ilu mõjub koertele ka, täna hommikul on nad väga rõõmsad. Igal juhul on kindel, et neile meeldib avastada uusi radu ja täna me seda teemegi. Valisime imekauni raja. Karusloomakütid käivad seda mööda lõkse panemas. Muide, kõikjal on ilveste, huntide, põtrade, karibude ja jäneste jälgi. Väga palju. Rada lookleb läbi võrratu maastiku. Ja koerad on õnnelikud. Võib-olla tunnetavad oma aja ja rõõmu. Seal ongi põder. Uskumatu.
panache, la Suède. Qui veut manger les petits chiens? Un petit snack. Eh, unique, laisse Chili bouffer quand même. Täna ööbime siin. Hommikul mäkke tõustes juba mõtlesin sellele. Väike mägedesse eksinud on kuulub Rockile, kes on lumemees, nagu Kanadas öeldakse, ja Nicola suur sõber, kes talle tihti peavarju annab. Maailmas pole midagi ilusamat. Sellest paremat ei leia. Vaata, seda on raske üle lüüa. Inimesi pole, ei näe ühtki möödujat. Loodus ise oma täies ilus. Iga päev. Tõeline imeline Põhjamaa, iga päev -40 kraadi. Karuslooma püügiks on hea, soojemaga hakkab sööt. Jah, lõhna on tunda. Miks sa jahid karusloomi? See on nagu talupidamine. Maad peab harima. Metsas on sama, igal aastal võtad mõned puud maha. Siin hoiame korda meie. Kasutame päevavalguse ära ja sõidame allapoole. Soovime sulle head jahiõnne. See on Ilvese moodi, 4 varvast. Jälg on värske, ta möödus siit hiljuti. Me pole rikkad mehed, kuid meil on rikas elu. Sageli küsitakse, kas mulle meeldib tappa. Ei meeldi, kuid see käib polaarmaailma romantika juurde. Enam siit välja ei saa, kui juba oled selle ringi osa. 100 aastat on siin loomi jahitud, kui homme tahaks selle lõpetada, oleks peagi liiga palju kopraid, liiga palju ilveseid. See on niinimetatud Karnenberg. Loom pistab pea teraslõugade vahele ja sureb silmapilk. Isegi ei rabele. Ma pigem näeksin ilvest lumes hüppamas, kui pead pidi lõksus, kuid ei mõista hukka neid, kes loomi jahivad. Olen elu jooksul kohanud väga paljusid karuslooma kütte ja tean nende tohutut austust looduse elukorralduse vastu. Need trapperid on viimased korravalvurid tänapäeval inimtühjaks jäänud aladel. Metsas pole enam indiaanlasi, pole enam karuslooma kütte, sest see töö ei tasu enam ära. Sest ka inimesed on osa igasuguse territooriumi hingest. Bravo! Iditarodi peetakse üheks kõige raskemaks sportlikuks jõuprooviks maailmas. Nicola ei tunne end oma ettevõtmises kindlalt. Ta on küll rasketes tingimustes karastunud rändur, kuid võidu kihutamine on hoopis teine maailm. Startimiseks on vaja kelgu ette rakendada 16 koera. Nicolal pole ühtki liigset, ta peab lootma, et tema koerakari püsib täies koosseisus ja heas vormis. Me oleme valmistunud juba 2 aastat. Meil on 16 kutsat, kes on küll erinevas võistlusvormis. Uuel koeral on olnud nõrku kohti. Krooniline tendiniit siin või seal, kuid see probleem pole mulle uudiseks, sest 16 koera treenides ma teadsin, et tagavararatast mul pole. Samal ajal treenib enamik minu konkurente 40, 50, isegi 100, 150 koera, et valida 8 võistluspäevaks välja parimad, kes moodustaksid superrakendi ja suudaksid legendaarsel iditarodil hiilata. Me pole päris samast kategooriast, kuid ei anna ka alla. Õigus, kutsad. Me ei anna alla.
Võistlusel läbivad koerarakendid 24 tunniga kuni 200 kilomeetrit, puhkeaega on minimaalselt. Kõige rohkem tund või paar. Kelgujuhid peavad toime tulema igas olukorras ja igal maastikul. Treeningul tuleb teha visatööd, et kasvatada koerakarja ühtsust, vastupidavust ja kiirust. 15 kilomeetri tunnis on hiigelmaratonil ideaalkiirus. Samuti tuleb lihvida juhtkoerte reaktsiooni suunakäsklustele allumisel, av tähendab vasakule, G paremale. Hea juhtkoera abil saad lausa oma nime lumele joonistada. Väga hea. Tal on väga hea meeskond ja oivaline rajatunnetus. Ta kihutab 14 kilomeetri tunnis, 160 kilomeetri pikkuselt teel. Sinu kodumaa on ilus. Ma pole iial näinud meest, kes tunnetaks rada nii nagu tema. See on uskumatu. Sellisel maastikul ta lihtsalt taimab, kus on läbipääsukoht. Ta pole mõnda paika või jõge varem näinud, ometi aimab ta, kuidas peab liikuma, leiab üles õige sõiduraja. See on lihtsalt uskumatu. Kui Rock Nicolaga kaasa tuleb, on tema ülesandeks leida õige rada. Koerad ei suuda joosta sügavas lumes. Neil peab rada ees olema. Sisse tallatud radadelt kõrvale pööramisel on Rocki kogemused asendamatud. Lipake, kutsad. Ära sirtsuta kelgule. Treeningutel nägid Nicola ja Rock koeri päev-päevalt tublimaks muutumas. Kuid üks emane rakendi ees otsas teeb neile muret. Side tuli lahti. Rühma vanimal koeral Questil on krooniline tendiniit. Kas juba enne starti peab nii võimekast koerast loobuma? Praegu on puhkepaus. Koerajuht ning treener söandavad mägedes karja vabalt jooksma lasta. Kelgukoerad saavad päris harva muretult lahti lasta, kartmata, et nad lähevad kaklema või põgenevad. Need koerad on üsna metsikud ja nende ainus soov on joosta. Minu koerad ei kakle, sest on vabalt liikumisega harjunud. Hierarhia küsimused on ammu lahendatud ja paigas. Ja minu arvates nad ei põgene selle pärast, et neil on meiega hea olla. On vaja tohutult palju treenida ja eelkõige koeri üksteisega harjutada. Suuremalt jaolt näeme praegu Fabieni töö tulemust. Tore on mägedes olla. Imeilus. See on vaeva väärt. Nicola koerad sündisid Vercors. Enamiku vanemateks on Burga ja Mivok, rakendistaarid, iseäranis elavad ja tugevad koerad. Nicola ja Fabien jälgisid koos koerte kasvamist ja koolitamist. Töö ja kannatlikkus tegi neist koertest vastupidavad sportlased, kes üksteist hästi täiendavad. Selle erakordse koerakarjaga tegi Nicola Vanier läbi oma uhkema seikluse, 6000 kilomeetri pikkuse ekspeditsiooni läbi Ida-Siberi, Hiina ja Mongoolia.
Selle hämmastava reisi lõpuosas liitus temaga noorim poeg Cam, et koos ületada maailma suurim Baikali järv, mis moodustab 20% planeedi mageveevarudest. 20% de la réserve d'eau douce de la planète. Karm talv äärmuslikes tingimustes tugevdas üksmeelt, mis valitses Nikola ja tema koerte vahel juba varemgi. See on jõud, mis suudaks korvata koerte arvulist vähemust. Oleme 8 koeraga pärast edukat treeningupäeva tagasi teel. Sõit on väga mõnus, sest kelk on hõlpsalt juhitav. 16 koeraga peab olema tähelepanelikum. Kojusõit üle järve on päeva ilusamaid hetki. Koerad jooksevad rõõmsalt kodu poole. Nikola otsustas jätta Mivoki ja Purga rakendi etteotsa, kuid treeningul ilmutavad mõned noored koerad silmapaistvat vastupidavust. Eriti ilus valge koer Snow. Käes võib olla hetk ta proovile panna. Tema kogenematus on risk, mille Nikola on valmis võtma, sest tunneb vaistlikult, et koer suudab iditarodil hiilata. Kui sinult meie kiirust küsisin, jooksid kõik laitmatult. Jälgisin neid, 8 koeraga läks järvel väga hästi. Kodust trimmime neil käpa alt karvu. Teeme maniküüri. Tule siia, Purga. Ma pole iial näinud, et koer tahab nii kangesti õrnutsemist. Aina nõuab silitamist. Peab ettevaatlik olema, sest kui proua oma paisid kätte ei saa, on ta trassil pahas tujus. Fabien, hakkame tööle. Käppade hooldamine pole kõige tähtsam asi, kuid muutub tähtsaks, kui on vaja palju kilomeetreid läbida. Siin on väike lõhe. See käpp on tipp-topp, midagi pole öelda. Ära ometi nii kangesti kõrdi karda, ta. Nikola rääkis, et nägi poisikesena neid võistlusi ja mõtles, et tema küll neil ei osaleks. Koertelt nõutakse liiga palju, nad pingutavad üle mõistuse, ei maga, neile ei pruugi siin üldse meeldida. Aga iditarod on tõepoolest kuulsaim kelgukoerte võidusõit maailmas. Kuidas läheb? Rõõm sind näha. Frank Tööner on üks kuulsamaid koerajuhte maailmas, tänu temale söandas Nikola legendaarsel võidusõidul osaleda. Frank õpetas talle kõike. Esimest korda kohtusid nad 20 aastat tagasi. Frank on korduvalt võitnud Yukon Questi Kanadas. See on iditarodi kõrval teine kuulus võidusõit ja tal õnnestus veenda Nikolat osalema. Tänu Franki nõuannetele suutis Nikola oma esimese võistluse lõpuni sõita, kuid jäi võitjatest väga kaugele maha. Teisel katsel oli Nikola sunnitud katkestama. Nikola lahkus Dawsonist päris löödult, sest oli sunnitud maha jätma ühe oma parima koera, kes lonkas. Võidusõit on hoopis midagi muud kui ekspeditsioon. Nikola on teinud palju ekspeditsioone, kuid võidusõidul käib kõik suure hooga, kõik on teistmoodi, võidusõidu tempo, koerte eest hoolitsemine. Võidusõidul tehakse vigu, keegi pole täiuslik.
kuid vigadest õpitakse, et neid mitte korrata. Mõni aasta hiljem rivistus Nicolas taas Yukon Questi stardis. Vastupidiselt kõigi ootustele tuli väike prantslane 9. kohale, tema rakend oli kiiremate seas. Sel päeval võitis Nicolas pileti maailma suurimale võidukihutamisele. Oled elevil? Jaa, meil on hea tiim ja tänu Yukon Questi kogemustele. Oota ära, kuni juba seal oled. Valmistu hoolega ja koha peal näed. See ralli on täiesti teistsugune kui Yukon Quest. Viimastel aastatel on pikamaavõistlused muutunud tohutult populaarseks kõikjal, kaasa arvatud Prantsusmaal. Alaskas ja Kanadas on see rahvuslik spordiala. Kõik maailma parimad koerajuhid elavad siin. Nende seas Nicolas sõber, Yukon Questi võitja Hugh Neff. Jälle üks tööpäev kontoris. Ma tunnen Nicolas vastu suurt austust, olen koos temaga võistelnud. Tema elus on tähtis koht koertel ja oma unistuse teostamisel. Seda on ta juba näidanud. Tõeline väljakutse on startida ainult 16 koeraga. Mõni koer võib viga saada ja ei suuda enam joosta. Mida vähem koeri, seda ettevaatlikum peab olema. Täna on tähtis päev, esmakordselt rakendab Nicolas kelgu ette kõik 16 koera, kes peavad startima Iditarodil. Algab täiemõõduline treening. Teenistuseks valmis. Igal koeral on rakendis kindel koht. Muidugi, sina jooksed ka, ära muretse. Koeri peab kuulama, neil on sageli õigus. Koerajuht töötab nagu jalgpallimeeskonna koostaja, kes valib mängijad välja ja määrab nende koha väljakul. Juhtkoerad on kõige erksamad, peavad viivitamatult käskudele alluma. Rakendi südamik on vedav jõud, see kindlustab vastupidavuse. Ja lõpuks, kelgule kõige lähemale tuleb panna kõige tugevamad koerad, kes võtavad koorma kõigepealt enda kanda. Tubli, kuldsad. Väga hea purga, väga hea bivok. Mon bivouac. Uueteist 10 koeraga rakend on pagana pikk. Oma suurtel ekspeditsioonidel rändas Nicolas 8 või 10 koeraga. 2 korda pikema rakendi juhtimine nõuab lakkamatut tähelepanu, sest mõnes järsus kurvis võib aja ja juhtkoerad täiesti silmist kaotada. Lõhekala, täna on 31. detsember. Täna töötab rakend täiuslikult. Koerte ja juhi vahel valitseb täielik üksmeel. Kuid mõned nädalad enne starti püsib kahtlus, kas Quest saab starti minna ja kaasa teha pöörases tempos võidusõidu. Anname talle põletiku vastast rohtu. Laseme veel mõnda aega puhata. Juhtuda võib väga palju. Tendiniid, päkavigastused, viirused. Mul on palju emaseid koeri, jooksu ajal võib raskusi tekkida. Suured koerajuhid, kellel on 150 koera, selle üle ei muretse, aina treenivad. Aga kui on 16 koera, peab olema ettevaatlik. Ja lähipäevil on see keeruline. Kõik võtavad uue aasta vastu šampanjaga, meie eelistame põdrarakuud.
droit comme ça avec un ragoût d'élan, non? Uus aasta tuleb väärikalt vastu võtta. Head uut aastat! Stardini on jäänud mõni nädal, isegi parimate seast on mõned koerajuhid juba loobunud, teades, et nende rakend pole tasemel. Pärast pikka ettevalmistusaega on Iditarodi starti asumine juba esimene võit. Ouais, c'est parfait là. Les snacks? Ça, c'est parfait. Ça, c'est bien. Voilà. Voilà. Väga maitsev. Bon, je continue le traîneau. Ouais. Nagu põhjalikult planeeritud treening nõuab Iditarod ka tohutut logistikat. Reeglid on selged, võistluse ajal on mis tahes väline abi keelatud. Enne starti tuleb kõik vajalik saata trassil paiknevatesse kontrollpunktidesse. Kelgukütuseks vajalikku koeratoitu peab varuma rohkem kui 1,5 tonni. Ledermani tööriistad, nuga, kirves, saag, räätsad, magamiskott, presentalus, vahetusjalatsid. GPS, kell, tuisuprillid. Vana koerajuht on raskem kui noor, sest sa ei kanna optilisi prille. Kui midagi unustad, on lõpp, mingit abi pole lootust saada. Ainus, millele saad loota, on see, mille kotti panid. Järelikult ei tohi midagi unustada, sellel võib olla traagiline tagajärg. Stardieelne kogunemine toimub Alaska südames Anchorage'is. Nüüd on Nikola kindel, et Quest ei saa võidusõidust osa võtta. Järelikult tuleb tal startida vaid 15 koeraga. Esimene miinus juba enne esimesi kilomeetreid. Kuid viimasel minutil päästab olukorra üks Prantsuse päritolu tšempion. Tema nimi on Nicolas Petit, tal on juba 20 aastat Ameerika kodakondsus. Ta on üks maailma paremaid koerajuhte ja võistluse suur favoriit. Sellepärast mulle siin meeldibki. Minu silmis on see palju tähtsam kui Iditarodi võit. See auhind on sellele, kes Iditarodil oma koerte eest kõige paremini hoolt kannab. Möödunud aastal nägin, et ta lõpetas 14 koeraga ja minu arvates sõitis kõigist teistest kiiremini. Mõtlesin, et see mees oskab koerte eest hoolitseda. Ja siin nägin karikat. Respekt. Väikesviid on super. Quest on minu moodi, hakkab juba vanaks jääma. Nikolal on 3-4 koera, keda ta kaasa ei võtta. Ta pakkus mulle seda kutsat, väga vinge. Hoian teda nagu oma silmatera. Võid mind usaldada. Sa ei saaks teda, kui ma ei usaldaks. Vastastikune abistamine on tore asi. Meie vahel valitseb sama vaim kui parimate meremeeste vahel suurtel regattidel, kus 11 aidatakse. Igaüks teab, et kord läheb tal abi vaja. Soovisin ka sellepärast võistlusel osaleda, sest ma olen alati kõike teinud üksi ja oma ette. Vahva on väljaspool võistlust kohtuda inimestega, kellel on minuga ühine kirg, nagu Nikola, keda ma veel nädala eest ei tundnud. Vahva. Koeri nähes saad kohe aru, kuidas nad end tunnevad. Kas nad on rahul või mitte? Tema koerad on rahul. Ma ei muretse sugugi oma koera Nikolaga sõitu saates. Ta on kauem koerajuht olnud, kui mina siin ilmas elanud. Sellist meest võib usaldada. Koer on prantsuse aktsendiga harjunud, las jookseb prantslase käe all. See on nende viimane võimalus vabalt joosta, edaspidi enam ei saa. Nad on heas vormis, homme jooksevad kiiresti. Homme saavad teada, mis ees ootab. Nad tunnetavad nendega tegeleva inimese meeleolu. Taipavad, et ees ootab midagi tõsist.
Ma olen tohutult elevil. Külm on küll, kuid ikkagi oleme siin. Ma ei tahaks kusagil mujal olla, ammugi mitte täna. Iditarod mu elu. See on kõige toredam võidusõit maa peal. Kõige suurem ja ilusam, mida iial nähtud. Iditarod on Alaskal aasta suurim sündmus ja pidu. 10 000 üle kogu maailma siia saabunud huvilised kogunevad stardipäevaks Anchorage'i linna. Vaatajad saavad suhelda maailma parimate koerajuhtidega. Mõned nende seast on Ameerikas tõelised staarid ja legendid. Jeff King olen 61-aastane, oma esimesel Iditarodil olin 24-selt. Sel on väga suur osa minu elust. Jason Mägi minu silmis tähendab Iditarod Alaskat ja Alaska sümboliks on Iditarod. See on mulle väga tähtis, nagu ka tervele riigile. Siin kohtab ka ebatavalisi tegelasi, nagu need noored kaksikud, kes on aastaid koos võistelnud. Nende vahel on võimatu vahet teha. Nad said ruttu staarideks ja meedialemmikuteks. Barringtoni kaksikud Anna ja Kristi sellest jääb sõltuvusse, sellepärast oleme jälle tagasi. Annal on minust parem aeg, kuid vaid minuti võrra. Kuid tema on rohkem kordi lõpuni sõitnud. Tore on näha sõpru, kellega pole tükk aega kohtunud. Maailmas polegi väga palju koerajuhte. On sul lõbus? Jaa, siin on pisut rohkem rahvast kui Yukon Questil. Tahaks juba teada, kuidas Nikola toime tuleb. Siin on ta ühe korraga uustulnukas ja veteran. Kas te närveerite? Ei. Seitsekümmend 73 rakendit ja rohkem kui 1200 koera kihutavad kõigepealt linnas. Mitusada vabatahtlikku on kokku tulnud, et tagada turvalisus ja koerarakendid läbi rahvahulga juhtida. Publikule on see ainus võimalus tšempione imetleda. Kui võidusõit algab, kihutatakse sügavale metsikusse Alaskasse, mis on praktiliselt ligipääsmatu. Kui linnaring on läbi, sööstavad võistlejad müütilisele Iditarodi võistlusrajale, mis kulgeb 1600 kilomeetrit läbi Alaska, lootes jõuda Nomei linna, mis on talv läbi isoleeritud Beringi väina kaanetanud jää tõttu. Nome sündis 1889 A suure kullapalaviku ajal ja veel nüüdki leitakse mererannast kulda. Iditarodi tee rajasid uusasukad, et jõuda läbi tervema Vaikse ookeani äärest Nomei loodetud rikkuse juurde. Legend jutustab 1925 A toimunud vabustavast draamast. Nomei tabas kohutav difteeria epideemia. Kuna lennukid ei saanud hirmsa lumetormi tõttu lennata, oli ainus võimalus elanikke päästa, viia neile kelgukoertega seerumit. Rekordkiirusega organiseeriti koerakelkude teatesõit. Koerarakendid trotsisid ekstreemseid tingimusi ja lõpuks jõudis üks kelk isoleeritud linna. Rakendi juhtloomaks oli erakordne koer nimega Balto. Alaska südames toimuvat draamat jälgis hinge kinni pidades terve Ameerika ning Balto sai kuulsaks kui tõeline kangelane. Tänane võidusõit sündis 1973. aastal selle müütilise retke mälestuseks ja Nomei linna päästnud koerajuhtide auks. Tänavu on lumepuuduse tõttu võistluse tegelik start Fairbanksis 500 kilomeetrit Anchorage'ist põhja pool, kuid läbida tuleb ikkagi 1600 kilomeetrit. Täna ma sind ette ei pane, panen Snow. Sind säästan edaspidiseks. C'est Snow qui va être devant, ouais, c'est toi.
Tahtsin sulle head sõitu soovida. Tänan. Edu sullegi. Ma olen heas seltskonnas. Dallas CV, 3-kordne Iditarodi võitja ja selle võistluse asutaja poeg. Ilm on väga külm, hommikul oli -40. Tingimused on head, lund on palju, kõik peaks hästi minema. Ma ei närveeri. Koerad on närvis, mina mitte. Esimesed kilomeetrid on äärmiselt närvesöövad. Igal aastal teevad 2-3 rakendit kohe pärast starti avarii, sest 16 ülierutatud koera ajavad rakmed sassi ja võivad käituda ettearvamatult, sest nad on endast väga väljas. Peab hoolega ette vaatama. Pinge on nii suur, et lausa pisarad tulevad silma. Pierre on Nicola ammune kaaslane, ta on osalenud paljudel tema seiklustel ja aidanud logistikaga ka mõnda teist võistlejat. Ei tule kõne allagi, et ta jätaks viimasele võistlusele tulemata. Stardini on jäänud mõni minut, kindlasti on pinge karm. Minul pole väga viga, kuid Nicolal on äärmiselt raske. Käes, 5 minuti pärast stardin, täitsa pöörane. Nüüd on stardijoonel uus tulnukas Nicolas Vanier Prantsusmaalt Pariisist. Nicolas sündis ja kasvas Prantsusmaal, ta on filmirežissöör, kirjanik ja koerajuht. Nicolas alustas polaarretki 18-aastaselt ja on suurema jao viimastest 35 aastast rännanud mööda Kanadat. Üks koer on käpale viga teinud. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. Olemegi müütilisel Iditarodi keelkurajal. Minu ees ja taga kihutavad maailma kuulsaimad koerajuhid. Mina ja mu kutsud teeme kõik, et koos nendega Nomeis finišisse jõuda. Rakendid stardivad 2-minutiste vahedega. Esimestel kilomeetritel on möödasõidud sagedased. See on alati üliohtlik manööver, sest algul on koerad rüsinas ülielevil. Avariide vältimiseks käsivad reeglid koerajuhil, kellele järele jõuti, oma rakend peatada ja teine mööda lasta. Juba 35 kilomeeter möödub keeruliste möödasõitudega. On tekkinud sasipuntraid. Väga närvesööv on piturit vajutada ja minna koeri lahti harutama, sest iga hetk võivad nad edasi söösta, kuna mööduvad rakendid ajavad nad elevile. Kuid siiani on kõik korras.
Väga hea, poisid. Nii ma ise kui ka koerad hakkame tasapisi rahunema. Kõik läheb päris hästi, koputame vastu puud. Teeme väikese peatuse, paneme kapukad jalga, annan teile kehakinnitust, paneme teile mantlid selga, sest päike loojub ja ilm läheb külmaks. Siis sõidame 45 kilomeetri pimedas. Panen pealaterna põlema ja loodan, et 45 kilomeetrit läheb nagu lennates. Peatustes tuleb maksimaalselt jõudu hoida. Koerajuhid optimeerivad kogu liikumise, teevad vaid seda, mis on hädavajalik. Ja võimalikult kiiresti, et lubada endale tund või paar unetundi, kui koerte eest on hoolitsetud. Väga hea, koerad. Tubli, Snow, tubli, Mivok. Iditarodi rallil jooksevad rakendid vahel öö läbi, temperatuur langeb järsult. Suurimaks vaenlaseks on väsimus, mis põhjustab eksimusi. Kus ta järjega on? Praegu on peatus. Il est en pause actuellement. Donc il s'est arrêté au bord du Yukon finalement. Tanana jõel. La Tanana River, pardon, excuse-moi, oui. C'est agréable de Hea voir on kõiki võistlejaid kaardil näha, ta on esimese kolmandiku seas. Talvel pole läbi Alaska sõitmiseks muud vahendid kui väikelennukid, mille piloodid on ekstreemtingimustega harjunud. Pierre ja Fabien üritavad sel moel võistlust jälgida. Edasi, kutsad, väga hea. Tublid olete. Tubli, Snow, tubli, Mivok. Loodan, et mulle ainult tundub ja sa ei kipu lankama. Teel peavad koerajuhid läbisõidu registreerima kontrollpunktides, mis on sisse seatud teele jäävates harvades külades. Väga hea, poisid. Saabume kontrollpunkti. Kuidas koertel läheb? Väga hästi. Koerad ei tahtnud peatuda, olid maruvihased. Võtsid kapuka jalast. Muidugi, sa oskad neid ära võtta. Kas võin teie koerad läbi vaadata? Jah. Igas kontrollpunktis vaatab veterinaar koerad üle. Nende tervis on esmatähtis nii koerajuhile kui korraldajatele. Kui märgatakse vähimatki probleemi, eemaldatakse koer viivitamatult. Kui üle 8 koera välja langeb, on võistlusel lõpp. Kõik on terved. Väline abi on kategooriliselt keelatud. Kontrollpunktides Nicolaga kohtudes ei tohi Pierre ja Fabien kuidagi sekkuda. Pealtvaatajatel on keelatud isegi koeri silitada, see toob kohe diskvalifitseerimise. Kas puhkekoht on kaugel? See hütt seal. Seal saad ka süüa. Kõik on hästi, ainult et öösel kukkusin vette ja olin pisut hädas. Olen väga väsinud, sest pole 36 tundi maganud. Otsisin koertele teed, ei näinud hästi. Häda ja viletsus. Olime metsas. Korraga nägin rada, tahtsin koerad sellele suunata, aga see oli äsja jäetunud mudaauk ja ma kukkusin sisse. 4 tundi kuivatasin end selle asemel, et magada.
Viiga pole suurt midagi, kuid olen ära vaevatud. Lähen ruttu, et saaks pisut magada. Ralli tulemused võivad kontrollpunktidest rohkemgi sõltuda kui võistlusrajast. Tänu tõhusale korraldusele võib võita hinnalisi minuteid ja igal koerajuhil on oma strateegia. Mõned vaid teesklevad puhkamist, et vastaseid üllatada ja kohe taas teele asuda. Väga hea, poisid. Tubli, Snow, tubli, Torka, Kaali, Taak, ma ei unustanud sind. Koerad pööravad korda mööda pead, kas mina ei saagi kiita. Nii armas. Edasi, kutsad, sõidame. Päike kaob, ees on 14 rasket pakaselist tundi. Täna ööselt tuleb külma 40 kraadi ümber. Praegu oleme 100 kilomeetri kauguselt Tananast. Ekspeditsiooni ajal sõitsime Pierre'iga sealt läbi kanuu ja parvega. See oli suurte rännumeeste aeg. Siin on pisut maagiline paik, 34 aastat tagasi olime Nicolaga siin meie esimesel ühisel ekspeditsioonil. Yukoni jõe ääres Dawson City's ehitasime parve. 3 nädalat sõitsime parvega mööda jõge alla ja siinsamas paigas vahetasime parve 2 kanuu vastu, et jätkata ekspeditsiooni Beringi väina äärde välja. 10 aastaid hiljem siia naastes olin väga elevil. Just sellel ekspeditsioonil tundsin end olevat kõige lähemalt Jack Londoni maailmale 1986–1987, millest lapsena unistasin, sest ehitasime täpselt samasuguse parve kui see, millel Jack London sõitis kullapalaviku ajal mööda Yukoni jõge alla. Nende mälestuste põhjal kirjutas ta Valge kihva, Ürgse kutse ja paljud teised, mis innustasid mindki siia tulema. L'appel de la forêt et bien d'autres qui ont certainement contribué au fait que je sois ici. Esimesse ralli teele jäävasse külakesse Tanana saabub esimesena Nicola Petit. Oleme 3. kontrollpunktis, 320 kilomeetrit on läbitud, paremusjärjestus muutub enne Nomee veel korduvalt. Finisini on veel pikk maa. Nicol on siia 96 kilomeetrit, ta ei liigu Nicola Petiga samas tempos, kuid seda me teadsime nagunii. Kaheksakümmend 5 kilomeetrit on läbitud, leidsin ühe paiga, kus on õled maas, teen väikese peatuse. Kõik seadsid end puhkama, ka mina tegin endale aseme. Jääme magama. Ma olen Tanana külavanem Donna. Tere tulemast Tananasse. See on pealiku kaelakee, mida kannavad mehed.
Piditarot tähendab suurt pidu külades, mis on talv otsa kõigest ära lõigatud. Elanikud on peamiselt pärismaalased, nagu siin öeldakse. Nad on indiaani hõimude järeltulijad, kes olid siinsete alade ainsad asukad, kuni saabusid esimesed valged, kes kõik uppi lõid ja ära rikkusid, nagu mõned ütlevad. Maitsev. Kuidas öö möödus, Niko? Väga külm oli. Tegin peatuse. Ka Sidi oli väsinud. Tuli ta kelgule tõsta. Kelgul oli vaja selleks asju ümber paigutada. Leidsin ühe koha, kus oli õlgi ja tegin 4-tunnise peatuse. Arvan, et tegin õigesti, sest etapp on pikk ja 50-kraadises pakases väsivad koerad ära. Ei tea, kus on veterinaarid, jätan Sidi siia maha. Ta on väsinud. Pole mõtet tagant sundida koeri, kes ei taha joosta. Mis juhtus? Ta on ainult väsinud. Väsinud, hüva, viin teie koera ära. Tänan. Varsti tuleme teie rakendit üle vaatama. Tananast lahkudes on paljud konkurendid juba suure hulga koeri maha jätnud. Nikola on enesekindel, rakendist puudub ainult Sidi. Siiski peab ta ülejäänuid säästma, kui tahab lõpuni sõita. Õnneks ei ilmuta ülejäänud koerad ühtki nõrkuse märki. Tananast lahkudes kuulsin kõige kaunimat muusikat, koerad haukusid, kibeledes teele asuma. See tegi mu südame rõõmsaks. Ka Fabien oli kohal. 15 koera on veel alles, mis on suurepärane, kartsin hullemat. Eeldan, et mõned koerad ei pea vastu, kuid pole hirmus, mul on 15 koera, 1-2 võin veel loobuda. Ees ootab pikk teelõik. Loodan sõita 80/90 km, et see pikk etapp läbida 2 osas. Nikola peab oma strateegiast kinni, ees on veel väga pikk maa, kilomeetreid peab läbima liigse kiirustamiseta, et mitte mingil juhul koertele vigastusi tekitada. Pärast trassi esimest kolmandikku on 2 rakendit juba katkestanud. Üks suuremaid naudinguid koerakelguga sõitmisel on suhteliselt väike kiirus selles maailmas, mis tormab üha kiiremini, liiga kiiresti ja seda täiesti asjatult. De plus en plus vite, beaucoup trop vite, en pure perte. Koerte tempos edasi minna, maastikku imetleda. Endale mõtlemiseks aega võtta. Igal oma reisil tunnen, nagu käiksin pesumasinast läbi. Läbi elu pesumasina, mis aitab mul plaanides selgusele jõuda. Erakordne võimalus on niimoodi ajakulgu nautida. Karibu.
oma viimasel suurel retkel koos koertega mõtlen tagasi tervele teekonnale. Oma esimesele ekspeditsioonile koos 2 karusloomakütiga 1984 kanadalase ja prantslasega läbi Quebeci ja Labradori. Koerad olid riiakad, kuid südid. Vedasid kelkusid, millel oli 300-kilone koorem. Käisime räätsadega ees, et neile rada teha. Need trapperid olid rohkem metsamehed kui koerajuhid. Nad kasutasid pärimuslikku reisimisviisi ja valmistasid ise kõik, mida meil vaja oli, räätsad, telgid. Nad õpetasid mulle palju talve- ja polaaralade kohta, ma sain need teadmised vaevalt 20-aastaselt. Pärast esimest fantastilist retke Quebeci polaaraladele tegin järgemööda mitu pikka reisi, neist üks, mis kestis üle 1,5 aasta ja 5 kaljumägedest läbi terve Kanada ja Alaska 1986 kuni 1987. Asustamata alade südamesse, millesse ma jäägitult armusin. Seejärel siirdusin pikale ja raskele retkele läbi Siberi, mis kestis peaaegu 2 aastat. Hobusesatulas, kanuus, põhjapõdrasaanis. Sellel esimesel suurel retkel sain ühelt trapperilt kingiks 1991 oma esimese kelgukoera Otkumi. Otkum poleks üldse pidanud kelgukoer olema. Ta oli laika, trapperid kasutavad neid koeri lumes karusloomade jälitamiseks. Kui ma naljaviluks proovisin teda kelgu ette rakendada, käitus ta kohe laitmatult. Otkum saatis mind tervel sellel pikal teekonnal ja temast sai juhtkoer ning eelkõige minu parim kaaslane. Pärast Siberist naasmist tegime mõlemad ühte ja sama. Võtsime naise. Tema sai 8 last, millest moodustus minu esimene rakend, millega ma muuhulgas rändasin koos naise ja väikese tütrega algul Lapimaal ja seejärel läbi Kanada ühest ookeanist teiseni. Et puis, il y a une seconde génération, les enfants d'Otchoum, avec lesquels j'ai entre autres traversé toute la Sibérie, depuis le lac Baïkal jusqu'à la fameuse place rouge de Moscou. Et puis, il y a eu une 3e génération, et aujourd'hui la 4e, qui sera donc la dernière. Pendant toutes ces années, j'ai beaucoup appris des chiens. J'ai notamment appris que la confiance réciproque que l'on s'accorde est la clé de voûte de tout. C'est bien. C'est bien mon snow. Avec le temps et l'expérience, j'ai parfaitement appris aujourd'hui à apprivoiser ces territoires que d'autres jugent hostiles. Moi, je m'y sens vraiment chez moi. Tellement chez moi que j'ai voulu partager cette passion avec ma femme, Diane, et ma petite fille Montaigne, qui avait à l'époque à peine 2 ans. Et nous avons traversé ensemble toutes les montagnes rocheuses, depuis la Colombie-Britannique jusqu'en Alaska. Ça a été une de mes aventures les plus émouvantes et une école de vie absolument extraordinaire pour ma petite fille, que l'on a surnommée alors l'enfant des neiges. Il y a un élan sur la piste. Ça fait un peu peur parce qu'il ne faut pas que le chien fasse les cons. Allez, petit loup, c'est bien. Encore 40 km. Allez.
Entre Tanana et Ruby, les concurrents affrontent la plus longue étape. Pas moins de 190 km séparent ces deux checkpoints isolés en plein territoire sauvage. Avec ces distances interminables, la fatigue poussera plusieurs attelages à l'abandon. It's pink for a reason. Une légende de l'Iditarod. Une légende. Je sais plus combien de participations tu peux demander, mais c'est énorme. 35. 35. Yes. Oui, c'est dingue. C'est fou. 35. Ouais. On est déjà dedans, essayer de rien oublier, de se dire comment je vais attaquer ça, dans quelle position je vais mettre les chiens. J'ai perdu mon cache-nez. J'ai mis à sécher là, et je sais pas, il est plus. Ça m'embête. Nicolas repart de Ruby à peine reposé. Mais bientôt, le terrain va sérieusement se compliquer. Devant. À la nuit tombante, la piste va s'enfoncer dans la forêt sauvage. Allez les chiens. Au départ, c'est toujours compliqué parce que les... Ça suffit. Hé, Enoch devant. Enoch. Burka, ta place. Je sais pas, je le sens pas serein. Ouais, pour la grosse montée. Allez, petit loup. Allez. Ouais. C'est bien les petits loups. Là, c'est chaud. Filmer et conduire en même temps là-dedans avec 15 chiens. Oh la vache. C'était chaud. Devant. Devant. Ouais, ça c'est un des problèmes, c'est qu'on passe bien évidemment à côté d'endroits où des nocheurs ont campé, les chiens voient la paille, et ils n'ont qu'une envie, c'est de s'y arrêter, sachant que avant cet arrêt de 24 heures qui nous attend, j'ai un petit peu tout de même raccourci les temps de repos. Et là, les chiens commencent à avoir envie et besoin de ce 24 heures. Et d'ici là, eh bien, il faut que je leur transmette, comme on dit, du will to go, de l'envie d'avancer. Allez, petits chiens! Good! Un petit arrêt au soleil pour faire reposer les chiens pendant 1h30 avant de reprendre la route après un run de 85 km. Et on va arriver tout à l'heure à Uslia. Le règlement de la course impose un arrêt de 24 heures dans l'un des checkpoints. Nicolas fait le choix d'effectuer cet arrêt dans le village d'Uslia, le plus au nord du parcours. Après 5 jours de course intense et à peine 10 heures de sommeil cumulé, c'est le moment pour hommes et chiens de recharger les batteries avant d'entamer l'immense parcours qui les attend encore. Au terme d'une très longue étape de plus de 150 km, Nicolas et ses chiens atteignent enfin Uslia, où une belle surprise les attend. Ici se trouve déjà Nicolas Petit pour les accueillir, qui prend lui aussi son 24 heures.
Vous venez avec moi jusqu'au prochain checkpoint. Je suis même pas peigné pour arriver dans le village. Ah, j'étais content de voir Nicolas. Ah ouais, c'est vraiment le plaisir là, de le retrouver pour 24 heures de pause, de retrouver tous les chiens en forme. Bon, j'ai même pas l'impression qu'ils sont tant fatigués que ça, mais pourtant ça a été long. Mais ils mangent tout de suite super bien, donc là c'est un bon signe déjà. Snow hallucine. Excellent, ouais. Hallucine. Il a pris le dessus sur Miwok. Devant, c'est lui qui relance, c'est lui qui... Et du coup, Miwok, il tire un peu la gueule. Tu vois, il sent que Snow prend le lead. Pas facile à gérer. Ouais. En voyant ces enfants du bout du monde dans ces petits villages, ces enfants qui s'enthousiasment pour l'Iditarod, qui l'attendent toute l'année, eh bien je pense à toutes ces classes, ces écoles, et plus particulièrement celles qui me font l'honneur de porter mon nom, qui me suivent. Et souvent d'ailleurs, lorsque j'ai des passages de doute, des moments de fatigue extrême, de blues, eh bien je pense à ces enfants qui me suivent et je me dis que j'ai pas le droit de flancher. Ils me donnent du courage et ils me portent. Comment ça va? Bien et toi? Pas trop mal. Ça se passe bien? Oui, j'ai pris mes 24 heures ici. Ah super. Et vous avez encore tous vos chiens? Non, j'en ai plus que 12. J'en ai droppé 2. Et toi? J'en ai toujours 15. Ah c'est bien. Bon, à bientôt. Profite bien. Tu t'éclates? Super. On se reverra plus loin sur la piste. Ah, je pense que tu vas être un peu plus rapide que moi. Mais on verra Prends ton bien. temps et profite. Oh, c'est ce que je vais faire. Bonne course à toi. Allez, bonne course à toi. Ouais, tu me connais. À bientôt, mon ami. Allez, c'est parti. En quittant Uslia après 24 heures d'arrêt, la course prend une autre tournure. Désormais, les positions se précisent. La tension de la compétition s'affirme. Les chiens sont bien reposés. Nicolas décide d'accélérer l'allure de l'attelage. On a maintenant une grosse étape pour aller jusqu'à Kaltag. Alors, est-ce que j'ai fait le bon choix d'appuyer sur l'accélérateur aussitôt? Je suis en train de me demander si j'ai pas fait une erreur. Ça commence à se mettre quand même en route, là. C'est bien, les petits chiens. Oh, c'est bien, les petits chiens. Allez! On pourrait croire qu'un attelage avance d'autant plus vite qu'il comporte beaucoup de chiens. Mais c'est une erreur. Il progresse toujours à la vitesse du plus lent. Un grand attelage offre simplement une réserve en cas de fatigue ou de blessure. À ce stade de la course, beaucoup de mushers se séparent de leurs chiens les plus lents pour accélérer. Et là, je dois dire que je suis assez sidéré par l'attelage. Ils ont dormi 4 heures simplement après avoir fait un run de 80 km. Je suis scotché. En voyant là mes petits chiens devant moi, j'ai 2 options. Une qui consisterait à accélérer en se disant que de toute façon j'ai largement assez de chiens pour en dropper jusqu'à 5 en éliminant les plus faibles et les moins rapides. Mais ce dont je me rends compte, c'est que j'ai envie aussi de garder avec moi mes amis jusqu'à Nome. Et donc je suis très hésitant. Au même moment, 2 stars de l'Iditarod, un père et son fils, se livrent une bataille acharnée en tête de la course. Au checkpoint de Kaltag, Mitch Sivey, le père, arrive le premier. Hallucinant la vitesse où il est arrivé là. Il était encore à 18 km/h après une étape de 100 km, ce niveau-là de la course. Lui, il a une technique où il repose des chiens à l'arrière de son traîneau. Donc tous les chiens ne vont pas courir les 1000 miles de la course. Ils vont courir environ 800 miles au final, puisqu'il a en permanence 2 voire 4 chiens au repos dans une caisse à l'arrière du traîneau.
C'est ce qui fait la différence entre Mitch, Dallas, son fils, et les autres concurrents. Personne n'arrive à les détrôner, pour l'instant. Quelques heures plus tard, Dallas, le fils de Mitch, rejoint son père. Je suis un peu anxieux. Je suis en bonne position pour gagner si tout se passe bien. Mais mon fils Dallas est très dur, extrêmement compétitif. Il ne va pas lâcher. Donc ça va être une vraie bataille. Je ne vais certainement pas me retirer maintenant juste pour le regarder. Je ne vais pas me considérer perdant juste pour 2 heures de retard. Je suis encore en bonne position. On va gagner. Il a une meilleure équipe et il travaille dur, bravo. Mais on ne va pas lâcher. À quelques minutes à peine, Nicolas Petit est toujours en excellente position, en embuscade derrière Dallas. J'ai pas 10 000 $ pour faire construire un nouveau traîneau, moi. Le traîneau à Dallas, c'est ça que ça lui a coûté. Tous les repos sont finis. C'est là qu'on sait qui peut peut-être réussir à soit rattraper les leaders ou soit se faire rattraper. Il n'y en a pas un qui regarde la lune? Ah bah si, Kazan. Elle est belle la lune, non? Oh, tiens bien les pruneaux. Ça y est, le jour est levé. Bon, bah la décision a été prise. Je vais essayer d'arriver à Nome avec les 15 petits chiens. Ça m'apporte beaucoup plus finalement que de gagner quelques places. Donc je vais essayer de finir ce dernier voyage avec tous mes petits chiens. Heureusement que je vous ai mis des manteaux ce matin, hein. Il fait frisquette là. Voilà. Combien d'heures, de jours, de semaines, de mois, d'années, j'ai pu passer les 2 pieds sur les patins d'un traîneau. Lorsque je regarde la piste là derrière moi, j'ai l'impression qu'elles se rejoignent toutes à travers la Norvège, la Finlande, le Canada, la Sibérie, l'Alaska, toutes ces immensités que j'ai traversées. Une longue piste, toute une vie. Nous sommes en train de redescendre droit vers la mer. Je commence à sentir le sel marin. Ça y est, j'aperçois la banquise à l'horizon. La banquise. On y est les petits chiens. En basculant par-delà les montagnes, l'ambiance change radicalement. Le tracé de l'Iditarod touche la banquise au bord du détroit de Bering et rejoint le territoire des Inuits, premiers habitants des régions arctiques. Et juste avant de quitter le checkpoint, j'ai regardé les positions des mushers et bien évidemment surtout de Nicolas Petit. Et il va y avoir une bagarre sur la dernière étape. Et il se pourrait bien que Nicolas arrive second. Donc je vais prier pour lui aujourd'hui, les dieux de la banquise. Allez Nicolas! Le tracé s'étire alors en plein milieu de la banquise. À
Après plus de 1000 km parcourus depuis Fairbanks, beaucoup d'attelages ne comptent plus que la moitié de leurs chiens. Incapables de suivre le rythme, les plus fatigués ont été droppés depuis longtemps. Malgré les difficultés que ce choix engendre, Nicolas Vanier, quant à lui, continue sa course, vaille que vaille, avec ses 15 chiens. Bon, ça y est, on arrive au bout de la baie. Il reste 3-4 km pour Koyuk. Donc on peut dire que c'est gagné pour cette étape-là. Cette étape peut être effrayante, mais nous avons passé cette baie dans les meilleures conditions qui soient, sans vent, ce qui est rarissime. On va rester concentré, mais pour la première fois, je commence vraiment, on va dire, à y croire. Pendant ce temps, les premiers concurrents approchent la ligne d'arrivée. Le plus vieux de la famille Civi, Mitch, est en train de finir la 46e Iditarod à la première place. Mitch Civet, le père, remporte cette année l'Iditarod en réalisant le meilleur temps de l'histoire de la course. 8 jours, 3 heures et 40 minutes pour rallier Nome. Le suspense reste entier jusqu'à la dernière minute pour la 2e place. Dallas Civet, le fils, est toujours talonné par Nicolas Petit, qui ne lâchera rien. Mais Dallas finit par devancer le jeune Français pour une poignée de secondes, après plus de 8 jours de course. Congratulations. On est arrivé, tout le monde est en bonne santé. Toujours un challenge. Rien que d'arriver à Nome, c'est un accomplissement. Plus de gens ont réussi à arriver au sommet du mont Everest qu'on finit l'Iditarod. Ça veut dire quelque chose quand même. 160 km séparent encore Nicolas Vanier de l'arrivée. Mais avant de plonger vers Nome, il faut franchir un ultime obstacle. Ça y est, on arrive en haut. La montagne de White Mountain. Moi, j'espère, parce que là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus, et les chiens aussi. Je pensais pas qu'il fallait monter si haut. Allez, petit loup! J'espère qu'il n'y a pas de montagne comme ça, parce que les chiens en font pas. Je vais me tomber bloqué. Ah, je sais pas ce qu'il y a, mais ils ont un coup de mou là ce matin. Il y a une autre montée. Ah, là, je suis complètement découragé. Là. Allez. Eh bien les petits loups. Là, je suis un peu cuit parce qu'il y a une grosse montagne auquel je ne m'attendais pas du tout. Et contrairement à tout ce qu'on a fait ces derniers jours, ça s'est pas trop bien passé. Je sais pas, les chiens n'étaient pas très en forme. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est comme ça, des fois il y a des hauts, des bas. Mais c'était un peu dur. Mais ça va être une journée, on va dire, très particulière dans la mesure où, bon, j'aime pas trop parler de ça. Mais j'ai eu un accident en traversant la Sibérie. Je suis tombé sur la glace très fortement et donc j'ai deux vertèbres, une vertèbre cervicale qui s'est déplacée, qui a comprimé le nerf qui irrigue l'oreille gauche.
Et ça se caractérise par des crises qui peuvent être assez graves, puisque pendant 1 ou 2 heures, on peut absolument rien faire, on n'a plus d'horizon. C'est des crises assez violentes où on vomit tout ce qu'on a dans le ventre, on est dans l'incapacité totale de faire quoi que ce soit, même de parler. Et c'est donc un risque que je prends en toute connaissance de cause en partant sur une course comme celle-ci. Parce que bon, les conséquences, elles peuvent être désastreuses, quoi, y compris pour les chiens. Mais bon, c'est un rêve, voilà, que j'avais envie de réaliser. Mais demain, c'est mon dernier voyage. Bon, allez, ça passe. Allez, chiens, on y va. Lorsqu'il entame enfin la descente, Nicolas est épuisé. Pour préserver Sweet, la chienne que Nicolas Petit lui a prêtée, le musher décide de la dropper dans le dernier checkpoint, à quelques heures de l'arrivée. Allez, petit loup, on y est presque. Allez, on y va. Allez, on y va. Ouais, on y est, les petits loups. Allez. C'est bien. Vous avez été vaillants aujourd'hui, vaillants. Demain sera une journée très particulière parce que, en arrivant à Nome, sous cette fameuse arche, qui est une sorte de Graal pour tous les mushers du monde, eh bien moi, lorsque je quitterai les patins de ce traîneau, ce sera pour plus jamais y remonter. Quant aux petits chiens, eh bien, ils vont aller goûter un repos bien mérité ce printemps et cet été chez des amis au Québec. Bien évidemment qu'ils auront de temps en temps la visite du vieux musher à la retraite. En 35 ans d'aventure, des arrivées, il y en a eu tellement. C'est un moment un petit peu suspendu où toutes les émotions se chevauchent. Après des mois d'isolement, retrouver la foule, la famille, les amis, c'est parfois beaucoup d'émotions, trop d'émotions. Alors souvent, on ne peut pas retenir ses larmes. Pendant toutes ces années, j'ai eu la chance d'être le témoin privilégié de l'incroyable beauté du monde, mais surtout de sa fragilité. Alors à présent, j'espère pouvoir rendre à la nature un petit peu de ce qu'elle m'a donné. En tout cas, c'est à ça, entre autres projets, que j'ai envie de m'employer dans les années à venir. Welcome to Nome. Good job. Thank you. C'est pas une petite émotion, là? Ouais, c'est quand même une course incroyable. À 55 ans, et pour son ultime aventure, Nicolas Vanier franchit la mythique ligne d'arrivée de l'Iditarod, l'Everest des mushers. 9 attelages auront abandonné cette année. Nicolas, lui, est 36e, en 9 jours, 16 heures, 41 minutes, avec une moyenne de progression parmi les plus rapides. Et il passe la ligne avec 14 de ses chiens, un record qui vaut pour lui toutes les victoires. On l'a fait, hein. On a fait quand même la Sibérie, la Mongolie, la Corée, Incroyable, tout ça. incroyable. Ils en ont fait, hein, des petits chiens. Dingue. Ils en ont fait. Tu les as Regarde, ils emmenés, sont prêts à continuer. Hein. tu les as emmenés. Ah ouais. Trop envie de s'arrêter.